Mina räägin teile kõigepealt 1992. aastast, siis Mihhail Lotmani loengust Poeetika ja retoorika, tema tekstilingvistika teooriast ja lõpuks me vaatleme William Shakespeare'i tragöödiat Romeo ja Julia, täpsemalt selle algust. Me võtame selle lahti. Miks siis just 1992. aasta? Sel aastal toimusid Eesti Humanitaarinstituudis väga olulised loengud. Neist ma nimetaksin esimesena Mihhail Lotmani loengut Poeetika ja retoorika, kus sai kuulda väga paljudest humanitaardistsipliinidest. Teiseks Einar Laigna keskajaloeng, mille eksami ma andsin ära 17. mail 1992 ja Mihhail Lotmani poeetika ja retoorika eksam. See toimus siis 31. mail 1992. Nagu te mäletate, suvel tuli meile rubla asemel Eesti kroon, kuid 92. aastast eelnev, siis 91. oli hullumeelselt perutav aeg, mil nii riiklikus mastaabis, üleminekuaja tingimustes, kui ka noorte inimeste isiklikus elus juhtus väga palju põhjapanevat. 92. aasta oli justkui puhkus sellest hullumeelsest galopist, mida pakkus meile siis mullusui aasta. Oli väga kuum ja ilus suvi. Ma tegin isiklikult huvitava sportliku saavutuse, sõites sõpradega jalgrattal läbi kogu Lääne-Eesti, põhjapunktist lõunapunktini. Oli suur suutlikkus ja saavutusvajadus noortel inimestel ja muidugi kõik see võis väljenduda ka kõrgkooli õpingutes. Mihhail Lotman, semiootik, poeetika eriteadlane, kirjandusteoreetik, on väga mitmekülgne inimene. Praegu tagantjärele nendele õppejõududele, nendele sündmustele mõeldes tundub, nagu oleks olnud neid kümneid meie koolis õpetamas. Kuid Mihhail Lotman jääb meelde eriliselt ereda ja elegantsena. Võtkem näiteks tema tekstilingvistika loeng. Kuna nii romaanis, eeposes, poeemis, võib-olla ka lüürikas, võib olla mitmeid tegelasi. Mida vähem on tegelasi, seda reljeefsemad nad on, sest siis me tegeleme ainult ühe või paari hingeruumiga. Seda kõike taipas väga hästi ka minu tollane koolivend Koit Kahar, kes praeguseks on meie hulgast lahkunud. Ta ütles mulle otse, et kui sind, Aarne, tabab halb energia, mina seisan uksel sinu ees ja mina võtan selle halva energia endasse. No oletame, et siis ma ei taha ennast sinna panna, kuid oletame, et on Koit ja tegelane A. Meil on 12 võimalust, millisel positsioonil võivad olla Koit ja tegelane A. Siis esiteks kohe see, et nad Koit põhjustab tegelase A olemasolu. Ta on selle põhjus. Võimekas inimene, kultuuriministri nõunik, miks mitte, ta võib põhjustada. Teine võimalus, et Koit ja A on eri aegadel, nad eksisteerivad eri aegadel. Neid ühte ajaruumi ei lastagi. Kui autor kirjutab nendest teosed, ta ei lase neid ühte ajaruumi. Teine võimalus, nad võivad olla eri kohtades, jah. Ma olen praegu täiesti teises kohas võrreldes jääkarudega.
Kolmas võimalus, nende teod võivad olla samal ajal kui similaarsus temporaalses ruumis ehk siis ajaruumis. Mina olen siin ja praegu, Martin Luther on siin ja praegu ja tema oponent Johann Eek on siin ja praegu. Võtame need tegelased siis, Luther ja tema katoliiklik oponent Eek. Šefid mehed. Võib-olla viies võimalus, nad on üheaegselt ühes kohas. Võib-olla 7. võimalus. Et üks situatsioon põhjustab seda, et teine ja kolmas, ehk siis kas objektid või situatsioonid, nad sünnivad üheaegselt. No täiesti me võime Eesti kirjanduses seda vaadelda. Paul-Eerik Rummo kirjutas geniaalse luuletuse sellest, kuidas sookailude kohal sulab kokku üks täpp, kes on naine, kes läheneb ja kelle keha puutub kokku subjekti omaga. See, kes kirjutab, see näeb teda, siis tunneb teda, kuid naine lahkub temast. Selle luuletusega põhjustas ühe sama luuleaktiga Paul-Eerik Rummo põhjustas 2 asja. Geniaalne luuletus. Taevani kõlavad värsid. Teine, eestlase intelligentsitaseme ülistus. Me oleme keegi ja suudame kirjutada oma keelt kasutades sedavõrd võimsalt. Meie raamatute trükiarv on suur. Objekt võib üle minna teiseks, see on 8. võimalus. Objektis tekivad mingisugused sisemised jõud, mis põhjustavad selle, et objekt muutub täiesti. Objekt võib olla identne teise objektiga. Oletame, et need on suured objektid, universumi taolised. Ja täiesti juhuslikult nad on teineteisega identsed. 10. võimalus, objekt võib tegutseda lõpmatus ruumis. Ma rääkisin siin teile 12 tekstilingvistilisest reeglist. Kuid see oli ennatlik reklaam, me saime ainult kokku, me saime ainult 10. Nüüd siis Romeo Montecchi ja Julia Capuletti. Nagu te teate, tegevustik toimub Veronas, mille rõdul Julia nägi esmakordselt Romeot, kes oli kutsumata külalisena tulnud Capulettide peole. See koht on Mihhail Lotmani absoluutne favoriit. See koht on täis armastuse jumalast, Erosest. Ja nüüd me näeme, et 2 tegelast olid peaaegu samal kohal, kuid nad ei olnud identsed. Ja see põhjustas otse kohe sündmuste laviini, mis ähvardas tungida lõpuni Romeo hinge, nii nagu 1991. aasta tungis paljude noorte inimeste hinge. Ma räägin sellest hiljem. Nad said sel aastal sellise stardipaugu, millise sai Romeo. Ja muidugi siin on nüüd see Mihhail Lotmani loengu mõte, mida ma teile 1992. aastast edasi annan. Et seal on 2 kõrvaltegelast, üks on Amm
kes viivitamatult peale Romeo ja Julia rõdustseeni läheb teadet viima ohtlikule teekonnale, Capuletide territooriumile, Romeo juurde, et kinnitada Julia armastust. Ja ta saab väga konkreetse juhise Romeo käest. Kui Julia, tema annab edasi kaost, ütleme nii, ta lihtsalt annab edasi oma suuri tundeid. Ma armastan sind, Romeo. Ma ei saa midagi teha, ma olen ju passiivne ja naine ei tegutse pikkade sammudega. Juba kleit piirab tema sammude ulatust, siis Romeol on väga konkreetsed plaanid. Tal on täpselt välja töötatud instruktsioonid Julia jaoks. Et mine vend Lorenzo juurde ja lähed just nagu pihile, see on siis kamuflaaž. Sa lähed pihile, aga sinna tulen salajane ka mina ja siis meid laulatatakse, Julia. Ja Amm, kellel on ka omal teener. Ja kes ise on Julia teener, ta läheb tagasi Julia juurde, sest tema teekond võtab päris pikalt aega, sest nagu Mihhail Lotman oma loengus ütles, vasalliteet on siin transitiivne. Kõigepealt Ammel on teener, kelle nimi on Peter ja Amm ise on Julia teener, aga Amm on selline teener, kes korraldab ära kõik tema asjad. Sest noortel neidudel on ohtlik sel ajal tänaval viibida. Juba Ammel on ohtlik tänaval viibida, sest teener Peter saadab teda igal pool. Amm läheb tagasi ja mõtleb, et see tüdruk on tänamatu. Et ma olen ju samamoodi isand, emand, jah. Isandlik emand, mul on nii keeruline vasalliteet ja miks see tüdruk sunnib mind minema tundide kaupa tänavatel kõndima, pealegi ohtlikel tänavatel, mis on ka kuumad päikesest ja sunnib ootama hetke, mil Romeo siis vabaneb tegutsemast kurja Tybaltiga ja jõuda selle tagasi oma emanda juurde. Loomulikult ei hakka ta emandale kohe ütlema, mida Romeo ütles, milliseid käsklusi ta andis, vaid sunnib teda ootama, sest Ammel on ka ühtlasi koomiline roll selles läbinisti traagilises teoses. Koomiline roll tähendab seda, et tegelane laseb teisi oodata. Ma võin kohe tuua näite siis Hispaania rahvaraamatust Don Juan ja selle keerulisemast edasiarendusest Mozarti Don Giovannist, kus oli Leporello, kelle varjatud ülesandeks oli tekitada paanikat, panna pidur sündmuste arengule, et Don Giovanni ei saaks liiga kaua tegeleda Doña Annaga ja teistega. Doña Mariaga, kes tal olid seal silmarõõmud. See on kõik täiesti normaalne. Ammel on koomiline roll ja pidurdav roll. Ta peab esiteks kurtma selle üle, et tema jalad ja põlved on valusad Verona tänavatel ringi traavimisest. Samal ajal Julia on täis ootust. Ta soovib kiiremini kuulda, milliseid instruktsioone on Romeo talle andnud, kuid teiseks võtab siis Amm ette uue viivitustehnika ja hakkab rääkima ka iseendast ja oma tervisest ja ohib ja jõuab aeglaselt selleni välja, et noortel ei ole lootust. Aga kui
Juliat kuidagi oma isa kodust välja smugeldada. Ja kui Romeo oleks aktiivsem, julgem ja tugevam, siis õnnestuks nendel noortel. Taibalti surm oli veel üks pidur. Ta oli nagu mingi saatuslik kirstunael nende suhtes. Et on selge, et lurjus tuleb tappa. Kuid kõik see kulutab energiat. Inimsuhe on samasugune suletud süsteem, kus liiguvad energiat, sinna väljaspoolt sattunud energiat. Ja kui tegutseb suletud süsteem, siis igasugune viivitus on selle surm. No kas või me vaatame küdevat kollet, kui me lakkame panemast sinna halge, siis see süsteem enam ei toimi. Soojus jookseb sealt välja. Kui mees ja naine ei kohtu 1,5–2 aastat, nad tajuvad ise ka, et nad jäävad võõraks teineteisele. Aga amme viivitustaktikal on ka täiesti positiivne roll. Sest mõtleme nüüd sellele, et see ju piitsutab üles Julia põnevust, Julia fantaasiat. Mis saama hakkab? Mis meist saab? Nagu küsitakse kuulsas filmis Viimne reliikvia. Aga saab see jah, et seesama Lorenzo, kes on seal võlur Merlini isa Lorenzo, võlur Merlini osas, annab Juliale nõiajooki, et teda hoida eelseisvaks kohtumiseks Romeoga. Et ta oleks natukene puhkeasendis ja suudaks pärast nõiajoogi mõju lahtumist uuesti tegevusväljale söösta. See lõpeb traagiliselt, sellepärast et Romeo saab aru, et tüdrukuga on kõik. See pole, ühele isasele ei ole see muu signaal kui see, et õnnepäevad on läbi ja algavad tohutud õnnetuse päevad. Julia on meelemärkuseta 42 tundi. See on siis 9 püha arv korda 4 pluss veel 7. Tema unes korduvad pühad arvud. Ja vend Lorenzo, ka tema on kellegi vasall, kuid ta ei ole kellegi sinjöör. Me mõtleme, kas ta ei ole kellegi sinjöör. Loomulikult on tema sinjööriks Jumal. Aga need noored, kes usuvad ja loodavad temasse, nemad peavad teda kindlasti senjööriks ja iseennast vasalliks. Pane käed kokku, põlvita ühe põlvega oma senjööri ette ja ütle, ma olen sinu tegutseja mees. Keskaegne vasallivanne, mille eksemplare on väga palju üles kirjutatud. Seda saab anda mees mehele, sest see on meestevaheline jutt. Naine ei lasku iialgi põlvili, ei ühele põlvele ega 2 põlvele. Me jõuame härra Einar Laigna ampluaasse. Ja selle ampluaaga me lõpetame. Sest pärast mind tulevad suuremad meistrid. Minu asi oli panna teid mõtlema.
ja suuremate meistrite asi on siis video peatada.